Я вірю, що 6-9 місяців є переломними моментами. А якщо бути уж зовсім точним, то я думаю, що найближчі 6 – це найkriitičnіші. Biletskõi arvates on Vene armee tupikus ega suuda enam rindejoonel teha suurt läbimurret. Biletskõi sõnul ei ole Vene väed suutnud asendada Starlinki ehk droonide kommunikatsiooni, tõdedes, et venelastel on samas väga hea liukpommide navigatsioonisüsteem, mille vastu veel head rohtu leitud ei ole. Vene jala- ja soomusväe vastu võitleb Ukraina droonidega. НРК, яке вчора було іграшкою, сьогодні перетворилося на абсолютно реальну зброю. У нас є НРК, які знищили десятки противника, є НРК, які знаходились по 1,5-2 місяці на позиціях, відбиваючи атаки, і не вимагали людини. Kui Venemaal ei lähe rindel hästi, siis proovib Moskva mõjutada Ukraina abistajaid. USA on rahu vahendamisest tagasi tõmbunud, Ukrainale relvastuse andmisest loobunud, mis tähendab, et Putini jaoks ei ole Donald Trump enam kõige olulisem mõjutaja. Ajaleht Wall Street Journal kirjutab, et Venemaa suunab tähelepanu eurooplastele, ähvardades rünnata näiteks Läti otsustuskeskusi ja avalikustades 8 Euroopa riigis nende ettevõtete aadressid, mis Moskva väitel teevad koostööd Ukrainaga droonide tootmiseks. Mitu julgeolekuallikat on hoiatanud, et Venemaa proovib testida NATO ühtsust, sihtides kas siis Balti riike või NATO liikmete saari Läänemeres. Russia is becoming more desperate and to some extent Russia is also becoming more dangerous. We need to take that into account, and as my colleague President Karis just said, we need to address those challenges in a calm manner, but we also need to show firm and efficient response. So from this perspective, I think that it is very important that we are prepared for further disinformation campaigns or further provocations, maybe also acts of sabotage. Lätis toimuvad oktoobris üldvalimised, mis on hea keskkond ühiskonnas pingete tagant õhutamiseks ja on ju Eestilgi käsil valimiste aasta. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas Vilniuses, et idatiiva riike tuleb aidata, sest viimased juhtumid on paljastanud Euroopa kaitse nõrgad kohad. Ulgudroonid, inforünnakud ja lennukite GPS-süsteemi häirimine. Lätis langes ulgudrooni pärast lausa valitsus, mis tõttu keskendub naaberriik droonivastase kaitse tugevdamisele. We plan deploy forced interceptor teams already in a few weeks, let's say, and we plan publicly demonstrate as well or some different weapons what we currently work, for example what you mentioned, automatical turrets. Ühes meeskonnas on kuni 4 sõdurit, kes juhivad tapjadroone. Kairisse sõnul suudab tapjadroon hävitada ründedrooni 10 kilomeetri raadiuses. Meeskondade arv Läti 400 kilomeetrisel piiril Venemaa ja Valgevenega on esialgu saladus.